Head kuulajad ja vaatajad. Nagu eelmisel nädalal lubatud, lõpetan 2026. aasta välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride hooaja mõnede olulisemate välisilma suundumuste käsitlemisega. Ehkki meie regioonis hoiab endiselt meeljärevil vinduv Ukraina sõda, jätan selle täna fookusest välja. Sest globaalsete pingekruvimiste ja eskalatsioonide eest vastutavad peamiselt USA ja Iisrael. Juba 2025. aastat kokkuvõttes julgesin arvata, et USA jõuliselt, kohati isegi brutaalselt sõnastatud uue julgeolekustrateegia elluviimine omab tugevat potentsiaali tuua kaasa globaalse ulatusega olulised muutused, ning et sellel võivad omakorda olla vahetud mõjud ka Eesti julgeolekule. Ja tõepoolest, täna näemegi üha uusi süngeid stsenaariume reaalajas lahti rullumas. Kui president Donald Trumpi üks olulisemaid valimislubadusi oli tõmmata süvariigi globalistid ja sõjaõhutajad liistule, nii-öelda lüüa maja süvariigi sooelukatest puhtaks ja püüelda rahu poole, siis tema valitsemispraktikas paljastub see eesmärk groteskse negatiivina. Kui valimiskampaania ajal muretses Trump silmakirjalikult nii õiguskorra hävingu kui ka sellepärast, et kolmanda maailmasõja oht pole veel kunagi olnud nii vahetu, siis tänaseks on ta sõitnud ükskõikselt üle mitte ainult õiguskorrast, vaid ka paljudest seni kehtinud globaalset tasakaalu hoidnud punastest joontest. USA kuulekas vasall ja sõjaabiline Taani on viimased paar aastat söötnud lääne ühiskondadele narratiivi 2-5 aasta pärast algavast sõjast Venemaaga. Ent oma ajaloo suurimasse kriisi paiskus NATO hoopis Trumpi Gröönimaa ähvarduse tõttu. Aastakümneid on lääs mööda vaadanud oma kõikidest rahvusvahelise õiguskorra rikkumistest. Ja ennekõike pigistanud silmad kinni USA valmiduse suhtes nendest reeglitest igale enesele vähegi sobilikul hetkel üle sõita. Teiste hulgas on seda teinud ka Taani, kellest sai USA õhutusel üks aktiivsemaid sõjapistrikke Venemaa suunal. Seesama riik, mis alles loetud kuude eest otsis Gröönimaa küsimuses liitlaste toetust ja lahendust, aga mis ei suuda oma majandushuvide tõttu siiani leida endast tahet Vene varilaevastiku eest Taani väinade sulgemiseks. Siinkohal pole mõtet spekuleerida, miks Trump Gröönimaad omastada soovis või soovib. Kokkuvõttes pole ju suurt vahet, kas siin taga olid sõjalistrateegilised huvid, USA majandushuvid või siis Trumpi ja tema lähikondsete ärihuvid. Või oli siin põhiroll hoopis nartsitsistliku Trumpi salasoovil kinnistada oma nimi ajaloo annaalidesse ühe suurima maadeliidendajana USA ajaloos. Igatahes tekitas tema tegevus Washingtoni ja selle liitlaste vahele sügava usaldamatusest toituva vaimse lõhe. Aga olgem ausad, kõigest hoolimata mängis peakaotanud ja šokeeritud Euroopa oma kommunikatsioonis USA-ga kaasa. Ka Gröönimaa kontekstis räägiti ikka Venemaa ja Hiina ohust, mingist arusaamatusest või tõlkes kaduma läinud juhtmõttest. Jätkuvalt räägiti, et lääneriikide poolt kollektiivselt kaitstavat reeglitepõhist maailmakorda muudab Venemaa ja Hiina aina agressiivsemaid vorme võttev tegevus ja nii edasi. Mis sest, et Gröönimaa ähvardas vajadusel sõjalist jõudu kasutades ära võtta ju USA. Tegeliku probleemi adresseerimiseks puudus vasallidel lihtsalt julgus. Nii räägitigi, et oma julgeolekut suudame kõige paremini tagada, hoides kokku liitlastega, demokraatlike jõududega. Sinna juurde hoiatati, et me ei tohi kukkuda välispoliitilistesse lõksudesse. Mida see kõik tähendab? Kas mitte seda, et tegelikkus on koguni niivõrd hirmus, et seda on võimalik taluda vaid sellest teadlikult mööda vaadates? Paralleelselt kostusid ka Eestis hääled, mis olid valmis Gröönimaa ülevõtmise heaks kiitma ning mis kutsusid üles end USA-le müügikõlbulikumaks vormistama, nõudes sisuliselt tingimusteta kapituleerumist Trumpi mis tahes kapriiside ees. Maailmas toimuvad nii suured muudatused praegu, et meil on ainult üks valik. Me peame tegema ennast vajalikuks ja kasulikuks Ameerika Ühendriikidele ja veenma selles Donald Trumpi. Kui me suudame veenda Donald Trumpi selles, et me oleme Ameerika Ühendriikidele vajalikud ja kasulikud, siis me oleme kaitstud. Olgem ausad, sellisest avaldustest on väga raske, et mitte öelda võimatu tuvastada riikliku iseseisvuse taotlust. Kahjuks vaatab siit hoopis vastu nägemus Eestist kui vasallriigist, millele märkimisväärne osa ühiskonna konservatiivsest leerist, mina ise kaasa arvatud, ei ole nõus alla kirjutama. Gröönimaa afääris oli aga olukord viimaks täiesti absurdne. Eurooplased arutasid tõsimeeli meetmeid võimaliku USA invasiooni heidutuseks või selle tõrjumiseks NATO liikmesriigi territooriumil. Samal ajal kaubeldega USA-lt julgeoleku tagatisi NATOsse ja Euroopa Liitu mittekuuluvale Ukrainale.
Aastaid on nii-öelda strateegilise autonoomia poole püüdlevus Euroliidus muretsetud selle pärast, kuidas saavutada koht laua ääres. Et kuidas ikkagi olla oluline, olla subjekt, partner, kellega või kelle vahetul osalusel läbi räägitakse. Aga paraku on eurooplased minetanud oma enese tegevuse ja ennast imetleva tegevusetuse nurjunud kombinatsioonides kaalu ja tõsiseltvõetavuse. Läbirääkimisi peetakse teatavasti osapoolega, kellega peetakse vajalikuks või ollakse sunnitud läbirääkimisi pidama. Nii ei olegi Euroliit täna partneriks ei Venemaale ega USA'le. Suhted Hiinaga on samuti teadlikult rikutud. Subjekti staatusest ollakse kukkunud objekti tasemele. Jaanuaris Davosis toimunud Maailma Majandusfoorumi üritusel allkirjastas Trump rahunõukogu ehk Board of Peace'i asutamisdokumendi. Kui varem paistis, et Trump kujundab Iisraeli massiivsetes rünnakutes hävitatud Gaza ülesehitamisest lihtsalt tema enda ja valitud seltskonna eraäri, siis nüüd ilmnes, et tema ambitsioonid võivad olla oluliselt suuremad. Sest nagu ütles Trump ise, on pärast edukat Gaza rahu võimalik kõnealust pilootprojekti laiendada ka muudele asjadele. Täpsemalt teha, ja ma tsiteerin, peaaegu kõike, mida tahetakse. Nagu näha, on kolonialismi ihalus ja mustrid kõike muud kui pildilt kadunud. Rahunõukogu algatus pehmelt öeldes devalveeris kõiki siiraid rahupüüdlusi ja ühtlasi alandas see tõsiselt iga sellele legitiimsust lisanud riiki. Kuna Trump ÜRO rolli ülevõtmist otsesõnu ei välistanud, siis nähtigi algatuses potentsiaalset Trooja hobust ÜRO pehmeks lammutamiseks. USA välisministri Marco Rubio kõne veebruaris toimunud Müncheni julgeolekukonverentsil andis aimdust, et oluliselt mahendatud lääne ühtsuse retoorika taga nähtub uus külm reaalsus. USA ja niinimetatud Euroopa positsioonide ning poliitikate põhimõtteline lahknevus. Kuigi Rubio sõnum oli diplomaatiliselt pakendatud, esitas ta siiski klassikalisi magajutupunkte. USA toetab partnerlust Euroopaga, aga kutsub üles ühinema Trumpi uue maailmakorraga. Kokkuvõttes demonstreeris München seni kehtinud rahvusvahelise korra killustumist, Atlandi-üleste suhete ümbermääratlemise vajadust ja väidetavalt strateegilise autonoomia poole püüdleva Euroopa abitust. Seejuures on oluline teadvustada, et riigiõiguslikust vaates tähendab autonoomia vaid osalist, piiratud iseseisvust. Ehk see ei tähenda suveräänsust. Ajal, mil riikide enesemääramisõigus, aga samal ajal ka sidusus ja veenvad partnerlussuhted on olulisemad kui kunagi varem, saavad semantilised sõnamängud segadust ja kõhklusi vaid suurendada. Aga strateegiline autonoomia kui mõiste ja veelgi enam vastava poliitilise eesmärgi probleemkohad ei peitu pelgalt sõnapaari vastuolulisuses, vaid ka teadlikult kujundatud kontseptuaalses ebamäärasuses. Vägagi tõenäoliselt teenib strateegilise autonoomia retoorika Euroopa föderaliseerumise projekti taustaks olevaid eesmärke. Geopoliitiliste protsesside kontekstis on Euroopa jooksvatest arengutest pidevalt sammu või isegi mitu sammu maas. Nii ähmastes visioonides, kinni jooksnud ja korduvas retoorikas, kui mõistagi ka tegudes, mis eeldaksid plaani. Kuigi eesmärgina ihaletakse justkui suveräänsust, deklareeritakse kontseptsioonidokumentides ikkagi autonoomiat. Sõjalist nõrkust ja majanduslikku kuhtumist püütakse korvata moraliseerivate seisukohavõttudega. USA uuele jõupoliitilisele liinile reageerib Euroliit põlastavate ja lapsikult teatraalsete grimassidega, samas aga ahastatakse USA kardetava eemaldumise üle. Väidetavalt on küll Euroopa koostamas USA vaba NATO kava, kuid see ignoreerib tõsiasja, et NATO struktuur on täielikult Ameerika juhtimisele üles ehitatud. Peaaegu igal tasandil, alates logistikast ja luurest kuni kõrgeima väejuhatuseni. Fakt on see, et mitte ühelgi NATO Euroopa liikmesriigil pole alliansis USA liidrirolli ülevõtmiseks vajalikku potentsiaali. Olulises osas sellegi tõttu, et ainult USA suudab pakkuda kontinendi üles tuumavihmavarju, millele on ehitatud jõupõhise vastastikuse kaitse printsiip. Ka üha tugevnev Briti opositsioon on sunnitud tunnistama, et ilma USA-ta ei suudeta end kaitsta. Olukorras, kus oluline osa Briti tuumaheidutusest sõltub tegelikult Ühendriikidest, on Euroopa strateegiline autonoomia lihtsalt üks suhtekorralduslik muinasjutt. Samal ajal survestab Trump eurooplasi mitmeplaaniliselt. Öeldakse, et USA kaitse tagab vaid 5% eraldamine SKT-st. Samuti andis president mõista, et USA võib NATOst üldse lahkuda. Alliansi peasekretär Mark Rutte pole soovinud seda avaldust kommenteerida.
Küll aga on ta leidnud mitmeid võimalusi avada NATO eksistentsi tegelikku mõtet. NATO ei ole mitte kaitseorganisatsioon, vaid platvorm USA jõu ja võimu globaalseks projitseerimiseks, kinnitas Rüte. Nõudes ühtlasi nii-öelda liitlasriikidelt, tegelikult lihtsalt vasallidelt, Trumpile kuuletumist. Euroopa Parlamendi ees seistes kinnitas temagi, et kui keegi mõtleb, et Euroopa Liit või Euroopa tervikuna suudab ennast kaitsta ilma USAta, siis unistagu edasi, sest tegelikult ei suuda. Üldist ärevusfooni on tõstnud ka Trumpi administratsioonist kostuvad sõnumid, mille kohaselt kaalutakse vägede ümberpaigutamist, aga ka osalist Euroopast väljaviimist. Võimalik, et eesmärk on survestada liitlasi senisest rohkem kaitsekuludesse panustama. See tähendab suunama pikaajaliselt tagatud rahavood USA sõjatööstusele, nagu Eesti ongi kuulekalt teinud. Kuid üldplaanis on sellised suundumused ka pelgalt kommunikatsiooni tasandil ikkagi NATOt nõrgestavad. Üha enamad inimesed saavad aru, et oma lootuste asetamine NATOle ei sisenda kindlust. Ehkki oodatud ja lubatud rahupresidenti pole Trumpist saanud ega saagi, pidas ta esialgu siiski vajalikuks mingil määral vastavat rolli etendada. Eelmisel aastal rõhutas ta Iraani rünnates, et USA pole Iraaniga sõjas, vaid lihtsalt sihib Teherani tuumaprogrammi. USA ja Iisraeli ühisrünnakute järgselt kinnitas ta ka avalikkusele, et ajaloo kõige suurejoonelisema õhukampaania käigus hävitati Iraani tuumarajatised täielikult ning et kes iganes veedab vastupidist, levitab libauudiseid. Nüüdseks on aga Trump ise jõudnud olukorda, kus tal tuleb hakata Iraani tuumaprogrammi tuleviku üle läbi rääkima. Siiski on Iraani tuumaprogrammi ümber toimuv tants ilmselgelt vaid hädapärane suitsukate. Kõik täna Iraanis ja selle ümber toimuv on seotud mitte ainult kitsa piirkondliku julgeolekuga, vaid kontrolliga majanduse ja globaalsete energiavoogude üle. Paljuski just sellele on sihitud ka Suur-Iisraeli rajamise ambitsioon. Pärast Iraani vastulööke nägimegi, kuidas kogu USA retoorika raskus suunati ümber Hormuzi väina taasavamise missioonile. Ja selle võimalikku õnnestumist asuti Washingtoni poolt serveerima kui oma sõjamasina veenvat võitu pimeduse jõudude üle. Peksta kõik segi, tappa taas 10 000 inimesi lihtsalt selleks, et saavutada ise põhjustatud hävingu eelne olukord. Olgem ausad, selle serveerimine suure võiduna on ei midagi vähemat kui lihtsalt naeruväärne. Ühendriikide kallaletung Iraanile osutus võimalikuks vaid tänu asjaolule, et USA valitsus on tänaseks täielikult Iisraeli kontrolli all. Üha enam näib, et üks väheseid nii-öelda strateegilist sõjaplaani omavaid pealinnu ongi tänaseks Tel Aviv. Kaudseid tõendeid on pakkunud nii Trump, Rubio kui ka sõjaminister Hegseth. Aga oluliseks viiteks sellele oli USA terrorismitõrjekeskuse juhi Joe Kenti poolt esitatud tagasiastumisavaldus. Kent tunnistas, et Iraan ei kujutanud USAle mingit vahetut ohtu, et vastupidised väited on valed ning et agressioonisõda algatati Iisraeli survel. Veel lõpetamata Iraani sõja algatamisel oli eesmärgiks tagada Iisraeli vahetu regionaalne ja Ühendriikide kaudu ka globaalne ülemvõim. Tõsiasi, et Euroopa on mõistnud hukka mitte agressorid, vaid Iraani, näitab ilmekalt eurooplaste moraalset kahepalgelisust ning täielikku allutatust Washingtoni diktaadile. Iraanile kehtestatud sanktsioonide lõdvendamise küsimuses jääb Europarlament äraootavale seisukohale, aga Iisraeli kui toorelt rahvusvahelist õigust rikkuva agressori üha õõvastavamale tegevusele reageerimiseks ei suudeta siiani üheski tõsiselt võetavas vastumeetmes kokku leppida. Ometi ei olnud Iraani ründamine üheski aspektis õiguspärane. See rünnak on selges ja teravas vastuolus nii rahvusvahelise õiguse kui ka USA siseriikliku õigusega. Aga milleks selline tarbetu ballast nagu õigus, eks ole? Oleme ju kuulnud ka meie kohalike konservatiivsete juhtpoliitikute suust, et rahvusvahelisest õigusest räägivad vaid ninanokkijatest targutajad. Veelgi enam, enne Iraani kampaania käivitamist teatas ka Trump, et ta ei vaja rahvusvahelist õigust ja tema võimu piirab ainult tema oma moraal. See olevat ainus asi, mis saab teda peatada. Norrale ja mitmetele lääne suursaatkondadele saadetud kirjas teatas Trump aga otsesõnu, et Nobeli rahupreemiast ilmajäämise tõttu ei tunne ta enam painavat kohustust ainult rahule mõelda. Ajal, mil USA ja Iisraeli raketid ja pommid hakkasid pöörama Teherani Gazaga sarnanevaks tühermaaks, oli erisaadik ja läbirääkija Steve Witkoff sunnitud tunnistama, et tal ei ole vähimatki aimu, kuidas Iraani sõda võiks lõppeda. Küll aga teadis ta, et Trump ei ole mees, kellel on mõistlik vastu hakata. Ehk siis Iraan kas teeb nõutud diili või ta hävitatakse. Lihtne.
Enam ei räägitud palju kannatanud rahva vabastamisest ajatollade võimu alt. Milleks? Diilidele survestamine või sundimine toore vägivalla ähvardusel on üldiselt olnud tuntud mafioosse käekirjana. Paraku näeme selle käekirja normaliseerimist ka rahvusvaheliste suhete tasandil. Nüüd juba täiesti avalikult, ka lääneriikide esituses. Käivitades sõja Iisraeli survel, ilma detailse plaanita, puuduliku taustaanalüüsi pinnalt ja hägusatest eesmärkidest lähtudes, oli suur risk vallandada kontrollimatu dominoefekt. Nii asenduski Iraani ülemjuhi Ayatollah Khamenei tapmisele järgnenud eufooria president Trumpi Truth Social platvormil segaduse, frustratsiooni ja seejärel meeleheitega. Maailma vaidlustamata üliriik mitte ainult ei jooksnud ootamatult kinni, vaid andis ränga hoobi maailma majandusele. Ja lisaks ei olnud võimeline kaitsma oma laheriikides asuvaid sõjaväebaase. Veelgi enam, kannatada sai ka baase võõrustanud riikide tsiviiltaristu, mida ei püütudki kaitsta. USA sõjalisele vihmavarjule rajatud kalkulatsioon osutus rängaks valearvestuseks. Sellest sai hoopis julgeolekuriske hüppeliselt kasvatav faktor. Kindlasti peaks siin olema oluline mõttekoht ka Eestile. Kuigi USA administratsioon ja selle reservatsioonideta vasallid väidavad jätkuvalt, et Iraan on sõjaliselt, majanduslikult ja ka igal muul moel võidetud ja täielikult hävitatud, pole see kindlasti nii. Samuti ei ole USA ja Teherani vahel allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandum üliolulist Hormuzi väina USA kontrolli alla andnud. Tuleb aga mõista, et kõnealune memorandum ei ole rahuleping, vaid osapoolte kavatsusi, ühiseid eesmärke ja põhimõtteid kirjeldav lähtedokument. Lisaks on tõsiasi see, et erinevalt siduvast lepingust toob see memorandum kaasa vaid kohustuse püüelda lepinguni jõudmise ja selle täitmise poole. Ja mis mitte vähem oluline, 103. osapool ja initsiaator Iisrael ei ole memorandumiga üldse ühinenud. Muidugi ei saa niisugune kokkuleppe panna Iisraelile mingeid kohustusi. Vastupidi, Iisraeli kõrged esindajad ongi juba otsesõnu teatanud, et vägesid Liibanonist välja ei viida. Olgugi, et sõjategevuse lõpetamine kõigil rinnetel on kõnealuse kokkuleppe keskne punkt. Eks aeg näitab, kas Iisrael lubab sõja lõpetada või mitte. Tõsiasi on see, et USA vilets planeerimine kahandas oluliselt relvajõudude kriitilise tähtsusega moonavaru. Tõi kaasa arvestatavad kaotused õhujõududes, põhjustas sõjalist strateegilise kinnijooksu ja mis kõige tähtsam, ka olulise mainekahju. See ei olnud kitsalt president Trumpi poliitiline kaotus. Mida iganes lähitulevik ei tooks, sai Iisraeli lõa otsas sõtta tõmmatud üliriik tuntava lüüasaamise osaliseks. Olgem ausad, meeleheitlikud püüdlused tõestada vastupidist paistavad lihtsalt otrana. Ühtlasi ilmnes, et USA on reetlik, ebausaldusväärne, strateegia ja kommunikatsioonipuudega, suutmatu tagama oma liitlasriikide kaitset ja nii edasi. Tinglikult võiks öelda, et USA nõustus kokkuleppega olukorras, kus Iraan kujutab endast jätkuvalt ohtu. Režiim jäi ju püsima, tuumaprogrammi tuleviku üle alles avatakse läbirääkimised ja ka riigi raketi ning droonivarud on endiselt tundmatu suurus. Nii võib toimunut näha USA taandumisena sõjalise, majandusliku ja poliitilise komplekssurve tingimustes. Isegi kui see on ajutine, kirjeldatakse sellist tulemust sageli kui lüüasaamise raamistikku. USA seotus Iraaniga on jätnud teisele agressorile, see tähendab Iisraelile suhteliselt vabad käed Liibanoni, Gaza ja Läänekalda terroriseerimiseks. Iisraeli enda meedias ilmuvad artiklid, kus riigi relvajõudude tegevusest pettunud sõdurid paljastavad lugusid, mis on äravahetamiseni sarnased meile serveeritud lugudega Vene sõjaväelaste marodöörlusest Ukraina linnades. Samamoodi rüüstavad Iisraeli sõdurid Lõuna-Liibanoni elanike kodusid ning saadavad riisutud kraami koju. UNICEF ehk ÜRO lastefond teatas, et iga 24 tunni jooksul saavad Iisraeli armee tegevuse tagajärjel keskmiselt surma või haavata 11 Liibanoni last. Ühes märtsikuises saates juhtisin tähelepanu asjaolule, et Human Rights Watchi andmetel kasutab Iisraeli armee Liibanoni elamupiirkondade tühjendamiseks valget fosforit. See on relv, mis kahjustab valimatult, tekitab luuni ulatuvaid põletushaavu ja on rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaselt keelatud. Liibanoni ja Iraani taustal hakkavad peaaegu meelest minema Gaza õudused. Kuid ÜRO eriraportööri veebruaris ilmunud aruanne inimõiguste olukorra kohta okupeeritud Palestiina aladel kannab valusat pealkirja piinamine ja genotsiid. Iisraeli tegevus kvalifitseerub inimsuse vastasteks kuritegudeks.
et Gazas toime pandud hävitustöö, mille tagajärjel on hukkunud rohkem kui 20 000 last, on tõesti enneolematu. Seda on tunnistanud ka Iisraeli endine peaminister Ehud Olmert. Tema sõnul peab Iisrael Gazas totaalset hävitussõda. See on valimatu, ohjeldamatu, brutaalne ja kriminaalne tsiviilisikute hävitamine. Ka Olmerti hinnangul paneb Iisrael toime sõjakuritegusid. Seejuures tuleb märkida, et enamik ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeid, Prantsusmaa, Venemaa, Hiina ja Ühendkuningriik mõistsid Liibanoni vastu suunatud agressiooni hukka. Samas kui Washington teeb Tel Avivile tuimalt katet ja süüdistab toimuvas ainult Hezbollah'd. 2014. aastal nimetasime USA üleskutsel Venemaa agressoriks ja 2022. aastal võttis Riigikogu vastu avalduse, milles kuulutati Venemaa režiim lausa terroristlikuks. Aga ainuüksi viimase mõnekümne aasta jooksul on lääs, see tähendab ka meie, sageli USA juhtimisel sekkunud sõjaliselt Somaalias, Afganistanis, Iraagis, Liibüas, Süürias, Malis, Jeemenis ja Iraanis. Eesmärgiks, nagu ikka, demokraatia levitamine, inimeste autokraatide ahelaist vabastamine ja nende elujärje parandamine. Tulemuseks aga purustatud riigid, segipaisatud ühiskonnad, miljonid inimohvrid, humanitaarkatastroofid ja saastatud elukeskkond. Samuti massiline immigratsioon Euroopasse. Ja väidetavate diktaatorite asendumine ehtsate kõrilõikajatega. Ei ühtki edulugu, mitte üht ainsat. Aga sellest hoolimata kinnitame endale endiselt, et Iraanile ja Liibanonile osaks saanud sionistlikud kallaletungid olid provotseeritud ja põhjendatud. Sest need olid vältimatud ja mis kõige tähtsam, mingit pidi justkui meilegi kasulikud. Sedavõrd kasulikud, et meie reeglitepõhise maailmakorra ja rahvusvahelise õiguse avangard ei ole suutelised sealset agressiooni agressiooniks nimetama. Vastupidi, nendime hoopis murega, et Iraan ei ole meile kauge sõda. Sest Trumpi järjekordne õiglane sõda võib varjutada Putini õigustamata sõja. Pealegi mõistame ju tegelikult ka seda, et Lähis-Idas toimuv ei ole regionaalsete konfliktide seeria, vaid osa suuremast geopoliitilisest vastasseisust, mille mõjud ulatuvad kaugelt üle Ukraina ja Lähis-Ida piiride. Ja nagu põhimõtte kindlusetud eurooplased peaksid oma minevikust hästi teadma, maksavad kõige rängema arve alati kinni nõrgemad. Olen oma kommentaaride kokkuvõtteks mitmel puhul toonitanud, et kui me ei suuda leida eneses häält nimetada agressiooni agressiooniks, julgust agressiooni hukka mõista ja agressiooni vastu välja astuda, võtame endalt ka võimaluse Venemaad süüdistada. Rahvusvahelist õigust kas tunnistatakse või ei tunnistata. Võimatu on nõuda, et seda kohaldataks valikuliselt vaid olukordades, kus see tundub meile kasulik. Nii ehk naa seisavad meil ees rasked enesekaemusaastad. Perspektiiv on tõesti sünge. Mitte ainult sõjalise ohu kasvamise, vaid ka majandusliku kuhtumise ja rahvastikukriisi kiire süvenemise tõttu. Mis aga kõige hullem, sõjaline oht kasvab mitte meist sõltumatutel asjaoludel, vaid paljuski meie endi, või kui täpsem olla, siis meile dikteeritud valikute tõttu. Käsitlemist väärivat materjali on mõistagi veel õige palju, kuid aja ja ruumipuuduse tõttu tuli teemavalikut kitsendada. Siinkohal tõmbangi joone alla mitte ainult tänasele poolaasta kokkuvõttele, vaid ka välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride hooajale, mille jooksul sai ühtekokku tehtud koguni 52 kommentaari. Tõsi, selleks kulus päris palju aega ja energiat, aga loodetavasti oli asi seda väärt. Kokkuvõttes tänan kõiki vaatajaid, kuulajaid ja kaasamõtlejaid. Samuti neid, kes andsid ühel või teisel moel oma väärtusliku panuse nende kommentaaride tegemisse. Kas ja kuidas ma selle projektiga sügisel jätkan, selle üle pean suve jooksul veel veidi mõtlema. Ühes või teises vormis tuleks seda teha, sest valelikus Stratcomis domineeritud inforuumis on ausa välis- ja julgeolekupoliitilise analüüsi järele tõesti suur vajadus. Seetõttu ei saa välistada, et püüan meediatööd isegi laiendada. Kui peate vajalikuks kõnealusele tööle omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarviliku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Soovin teile rahulikku suve ja jääme kuulmiseni sügisel.